jumala hallitanud tundub olevat kõik. Lahtise aknaga siin väga magada ei saa vist. Ma ei tea, pead ära harjuma. Õudne, kus vesi peksab siin kogu aeg. Jah, maja sein on juba täiega ära murenenud. Hõredaks jäänud neid sõidad siin. Valge maja on seal vähemalt remonditud. Kanalisatsioonitrassid tulevad kõik majast välja. Sellesse samasse jämedasse torusse. See jämetoru läkski sinna kuhugi. Lõppkokkuvõttes läheb see sinna ookeani kuhugi. Seal on mingid ägedad koopad. Üleval on ka mingi maateplatvorm. Siin all oli see tühivik koobas. Jube lobudik on see küll, mis siin on ehitatud. Nii, kaugele siit. Aha, siit on jule huvitavalt kinni müüritud. Siit läheb edasi, aga see on kinni müüritud. Seeks tuleb siit üle hüpata, et sinna kalale minna. Neile ka auk siin on, aga see ongi see ka mingi koobas. Sealt tuleb koopast läbi. Vau. Ja. Siia sisse ujuma minna on nagu jura. Siin rabutab suld seal korralikult. Siin on ka kellegi elamine, aken lahti. Riputatud sokid kuivama, huvitavatele nii palju sokke, nagu oleks kuskil põhjas. Soojad sokid. Ässa, et küll võidu ajamine käib krabidel siin. Õppadi. Skivid. Võib-olla on mingi kala ka kuskil peidus, aga välja ei paista, eks saab kätte ka mõne või. Nüüd kisub tee alla kordi. Tundub, et midagi jäi otsa. Oleks tore, kui nüüd näeks, kas ta kätte sai. Tundub, et sai ikka midagi. Ohoh, sedamoodi käib siis väljavõtmine. Esitab kala. Minema läks.
jah, okei. Mall! Not movie, mall. Oo. Kuidas see siis oleks? Vieja. Vieja? Vieja. Sii. Vieja Canaria. Manjar. I never eat. I never... No come. No come. Sí. Manjar. Oo. Okei. Vale. Good luck. Kapidega püüab. Ühte kalada ikkagi näitas. Pidi olema hirmus maitsev kala, aga ma ei ole seda kuskil näinud ja. Vaat nii. Siit tuleb tagasi üles ronida. Kalamehed olid seal. Ja ma filmisin seal. Sealt siiapoole. Viede Quest. Siin tundub vinge restoran olevat. Isegi inimesed on sees. No. Näen porti. Tõmbab välja. Tõesti siin on kala võimalik kätte saada. Põhiliselt püütakse krevettidega, siin usse pole, vihmausse. Oi, siin on mingit taignaga püüab hoopis. Nojah, ma ei tea, kuidas need inimesed siit vahelt oma koju pääsevad siis. Teiselt poolt tulevad, siit poolt on kinni pandud, aga minu jaoks väga lollist. Ma nüüd kogu selle maa tagasi kõndima, aga okei. Jube kuumus on ka siit. Kogu oma mööbli siit välja tassima või sisse viima. Sellisest käigust. Huvitav koht seal all. Üks naine on seal üleval ja all on üks mees. Siin pole ka keegi on või? Maastikukaitsemärgid on igal pool üleval. Nad püüavad kalas ja selleks on keegi sinna mingi redeli pannud. Ma ei tea, kas ma väga palju tahan siin aega raisata. Sinna minekuga. Teoreetiliselt on sinna minek võimalik. Võib-olla nad tulid teiselt poolt ka, ega ma ei tea. Ja siin ka nagu oleks mingi koht. Aga ma vaatan. See on siis see rada. Nüüd on veekanalid olnud kunagi. Aga neid veekanaleid on võimalik kõndida. Jah, tõenäoliselt ongi siit kaudu mindud vist. Siit alla siis uuesti. Siis uuesti sealt üles. Püsib. Kalapüüdjatest poisid. Iseenesest kaardi järgi tuleb rada randa siit.
kurat siit läbi sõid? Läksid sealt alt siis või? Ops. Tehtud. Nagu naksti. Kõik need piirded on selleks, et neist läbi pugeda. Ja siin nagunii keegi ei hooli ju nendest keelumärkidest. Koerad käivad rannas, kus on keelumärgid, et koertega ei käida, suitsetatakse seal, kus on keelumärgid, et ei suitsetata. Et lähme siis mööda seda rada siin. Tõelist põhjust ka, miks see rada kinni oli pandud. Mis on siis nii ohtlikku on? Vaatad on, kui äge, ossa poiss. Sihukene auguga kalju seal. Jummel, siin on ju nii uhke rada. Võib-olla võib midagi pähe variseda, sellepärast, et siin on midagi varisenud. Rajal endal on ju laiust, nii et maa ja ilm. Sealt me tulime kivi põhjuseks, miks see rada kinni pandi. See on sealt ülevalt kuskilt alla tulnud. Äge on see, et midagi on sinna alla ronitud täiesti. Üks püüab seal kala. Ja, sealt lähevad rajad alla ja rahvast on täis. Kogu see alune on seal rahvast täis tegelikult. Veekanalid on näha ja vahva kalju auguga. Üks on seal 4 käpukil. Vaatab sealt alla 4 käpukil. Saksakeelset juttu kõvasti. Maßnahme. Sind Sie außer Schneider? Ja. Genau. Haben Sie abgesichert? Nii. Järgmine ära. Kust läbi ei tohi tulla. No, sain nimisi läbi, et kinni ei jäänud. Keelatud passo. Võt. Nii, aga siiapoole on siis lubatud paremale poole minna, korra kiikan siit. On siia mingi veekanali silla teinud. Mõtlen vaatame kõigepealt siis siia. Jälle läbipääs keelatud. No võt, saad sa nüüd aru, mis see märk tähendab. On siin midagi keelatud. Korralikud piirded ja ilusad vaated ja fantast. Seal on ka mingisugune maha jäetud vana teerada piirdega ja kindlustatud kalju siin laotud. Super äge rada tehtud siia kaljude peale. Väga alla. See seljakott jääb nende
kaktustesse kinni. Ahah, auguga palju. Ahah, äge. Nii, teine kalju on ka auguga. Seda ei saanud arugi sealt poolt, kui sügav see auk oli. Need on siis Roque Grande ja Roque Chico. Suur ja väike. Ühesõnaga suur ja siis, ma ei tea, Chico on ka laps nagu. Sealt ülevalt vaadates nägin, et keegi ronis siin 4 käpukil nende kaktuse koha pealt. Siin püüab all üks kala tegelikult. Ma ei tea, kas siit saab niimoodi läbi, et saab uuesti üles tagasi ka või. Eks ta on jäsuke koht, et siin kipuvad need pagana kaktused sulle siin külje ära hõõruma. Ops! Sealt saab vist ülesse ka, vaatame. Oi! Pääsesin läbi. Mida saab sealt ülesse? Kurat seda teab. Ühesõnaga siin all püüab üks kala. Kuhu mina nüüd saan? Ei ole enam väga kindel, kuhu ma saan. Ei teagi. Viskab süüa kaladele. Ei tea, kuhu see tee välja viib. Üldse kuhugi viib või. Kõigepealt olen ma siin nüüd avastanud mingi koopa, kuhu käiakse kakil vist. Ahah. Veekanal. Jah. Väga põnev. Kuhu see läheb? Üldse kuhugi läheb. Seal kraabib oma jalad võib-olla ära. Kaktustesse. Vabadi. Vähemalt on ikkagi rada veel. Jälle mingi torkija põõsas. Opa. Ei tea. Nii, jõudsime kuhugi piirdega kohta. Vabadi. Siin me olime juba korra. Sakslased seisid. Okei.
imetähtsaid taimi ja kusjuures ma nägin neid, mida ma ei osanud nagu vaadata, võib-olla seda, võib-olla sellele ma ei osanud tähelepanu pöörata, aga neid marju ma nägin punaseid ja neid õisi ma nägin siinsamas üles tulles. Siis on see Chico ja Grande. Siin on veel mingisugune plata. Mingisugune, näe, ongi, kui siit vaadata, siis on jah, see plata. Kuna ta on nende kõrval nii väike, siis nagu ei osanud sellele väga tähelepanu pööratagi. Siin nad nüüd on ja et sai sealt siis hotellide juurest tulla. Seal all sai käidud, sai mööda seda rannikut tuldud, nägime sealt ülevalt hotellide vahelt ja siis mööda rannikut siia alla nende kaktuste juurde, kus on see rada näha seal serva peal, sealt alla ja siis ma ei tea, mis läbi mingisuguse džungli ülesse. Ma ei tea, päris huvitav on siin nagu see, aga siin on muidugi veel mingisuguseid huvitavaid randasid, kui liikuda nagu lääne poole. Aga ma ei tea, kas ta enam kaugemale väga jõuab. Just sellega, et kell on juba 5:30 ja siis ma pean nüüd hakkama vist kodu poole liikuma, et ega siin rohkem vist midagi filmida täna enam ei olegi. Kuskil vasakul pool on veel mingisugune vaateplatvorm, Püha Pedro. Ja igal juhul see rada oli nagu äge. Siia võiks igale ühele soovitada. Kerge ka, füüsiliselt on kerge. Nii et tulge aga, käige see rada läbi.